Facebookis on 2 liigi sõpru, on tavalised sõbrad ja Facebooki sõbrad. Facebooki sõpru sa ei teagi. Paparatsid avastan, et sinu eilsest peost on pandud sinust üles üks pilt. Aga sina pole mitte mingit nõusolekut andnud, polnud luba, pole üldse andnud, et siuke pilt võiks üldse üleval olla. Veel hullem on see, kui see on video. Seda mäletan, kui ma käin sest, kes jooksis pea uksedele lahti. Jooksid sinna poole, uks. Ütleme nii, et see on üks kõige komöödilisem asi üldse, mis Facebooki juhtu saab, kuidas inimesed vaidlevad ja kaklevad. See on lihtsalt liiga naljakas. Ütleme ausalt, see on üks... Vabandust. Fuck! Panen praegu hüüumärgi või? Fuck, ma panen koma. Ma panen punkti ka hüüumärgi taha. Emps, ta pani mulle hüüumärgi, mida ma teen? On ka muidugi väga viisakaid vaidlusi, kus kõik on normaalne, aga kui caps lock on peal, siis... Kui caps lock läheb peale, see on asi lihtsalt nii tõsine põhimõtteliselt, et ilma caps lockita on pese nõud ära, sa saad naljaga võtta seda, aga kui on ikka caps lock peal, siis on kohe kööki lihtsalt, sest see on nii tõsine juba. Nad on klaviatuuri taga seal nagu sõjas, Ukrainas, higistavad, nagu Savisaare video, tujurikku, ründavad klaviatuure. Ütled naisele, et sa lähed sõpradega hopustega sõitma, aga paari tunni pärast postitad Facebooki, et fuck, ma olen Argentiinas ära eksinud. Kuuled vä, aga kes see Piret sul seal Facebookis on? See on see töökaaslane. Mis tööd te siis teete? Arhitektuuriga tegeleb ja niidistab. Postitab pildi, kus mingi poiss ronib puu otsa. Mart otsustas täna hakata teist korda kassiks ja sa vaatad kommentaare. Tegelikult südamest öeldes nagu põmpst naaget, koolon tee, see on juba 3. kord. Täna oli nii sitt päev, ajasin kohvipükste peale, sõitsin autoga vastu posti. Töölt lasti lahti, ei saanud päev otsa Facebooki, mis ma nüüd tegema pean sulle uued püksid ostma, pesumasinasse panema, uue auto ostma, siis ma pean sulle uue töökoha sebima ja sinu sülle võtma ja tõstma arvutitooli taha või andma enda telefoni sulle, et sa saaksid minna Facebooki või. Nii kurb, ma ei taha siin enam olla ja see ongi kogu postitus. Tähelepanu, et ta tahab ennast ära tappa, saatke sinna võimalikult kiiresti ja kiirabi, siis kutsuge sinna kindlasti ka Valdis, et tema pildistab kõik asjad üles ja paneb asjad Elu24 ülesse. Pane like ja sa vihkad Justin Bieberit, kui sa ignoreerid seda pilti, siis sa armastad Justin Bieberit. Need on need, kes kommenteerivad absoluutselt kõiki postitusi. Näiteks Delfi postitab, et 25. augustil on Eesti kõige suurem kuumalaine ja siis mingi vend kommenteerib selle all lol, D, kõik. Lihtsam viis mind unfriendima panna on see, kui sa spämmid või astud suhtesse. Okei, spämmimise veel enam-vähem kannatab ära, aga kui inimene astub suhtes, siis on terve Facebooki sein on armastus täis. Nii palju armastus, et see armastus kandub minuni, aga mul pole kedagi armastada. Nii et sellele järgneb sügav depressioon, kestab kuskil 6 kuud ja sellele järgneb surm. Päinurmes, D. Hahaha, see ei ole normaalne, D. Lol, Martin ei saa alla ju, XD. Rääkige keegi minuga, please. D, piirivalveamet ajab mind taga. Kui keegi laikib sinu väga-väga vana pilti, siis sa saad kohe aru, et tegu on sinu salajase austaja või sinu salajase stalkeriga. See on kõige hullem asi, mida teha. Liiga palju informatsiooni, millest tegelikult tohiks mitte keegi teine teada peale sinu ja sinu sõbra. Osad teevad avalika postitusi, nagu nad räägiksid kellegiga privaatchatis. Joo, kuule, lähme homme ka kasekale jooma. Mäletad eelmine kord sa ronisid Iviga puu otsa võidu ja sa murdsid käeluu ära. On see ikka Facebook või ma sattusin juhuslikult kogemata kellegi privaatsesse chatti, et täna ärkas mingil 7 üles, mida fucki nagu und üldse polnud on ja siis läksin tagasi magama. Kell 12 sõpradega koks, läksime jälle parki, siis me tõmbasid täiega nokk ennast. Nagu mida fuck?
Ma saan aru, et see on väga tähtis informatsioon, aga palun, sa võid varsti raamat ka kirjutada, aga ära palun mitte kirjutada seda Facebooki, et meid ausalt ei kotti, kui nokkis ennast tõmbasid kuskil pargipingil enda sõbrannadega, et jah. Praktiliselt on see, et sa paned enda asukoha välja, mingi heiter saab sinna tulla lihtsalt su põhimõtteliselt ära tappa või näiteks mingi snaiper on kuskil katusel ja ta lihtsalt laseb su maha. Mina arvan, et see on väga sitt otsus. Otsus. Facebookis on inimesi, kes postitavad peos pildi ja kirjutavad see alla. Jumala kärts käib, no Room on mingi maas, mitte midagi, lihtsalt ei saa aru. Aga tegelikult, mis seal on, joovad teed. Aga kuidas Antsul läheb? Okei. Alles toimus üks suur sündmus inimeste jaoks, lõpetasid kõik 9. klassi, postitad pildi endast, et lõpetasin 9. klassi, ma olen õnnelik, siis tuleb keegi. Oi, see on nii lebo, ma tegin nädal ajaga 9. klassi läbi, et ma olen praktiliselt puhas boss. Näiteks kirjutada arvutikommuuni küsimuse, kas osta see arvuti või see arvuti. Ja siis tuleb alla kommentaaridesse 13-12-aastane poiss ütleb sulle, kuule sipelga, mine koksi tõksi palli kuradi õues. Kui sa selle arvuti ostad, siis ma tulen su vannituppa remontidega, ma davai, tule, ma ostan selle arvuti meelega, ostan, et sa tuleks teeks muu vannitoas remonti. Nagu põhimõtteliselt väljas on 30 kraadi ja ma võtan sul ja võtan endal püksid jalast ära. Näiteks kirjutad, miks on Facebookis nii palju selfies ja M käib suure tähega. Miksi taga võiks olla küsimärk, seal siis võiks hakata suure tähega, et miks koma tühike sulud. Esiteks see on fucking Facebook ja teiseks see ei ole eesti keele kirjand. Tavaliselt Facebooki kasutajal on kuskil 130 sõpra, aga nende sotsiaalmeedia liblikatel neil on kuskil 500-1000 sõpra. Kuule lepad, et siis reaalselt, kui sa Koit Toome või Märt Avandi pole, sul ei saa elu sees nii palju sõpru olla. Sa näed, et sul on üleval teade, sa loodad, et seal on mingi like, mingi sõbra kutse, vastu võetud sõbra kutse, mida iganes, aga tegelikult sa märkad lahtivaater, okei, mingi vend tahab, et sa talle porgandeid annaks. Sest et farmviljas muidu ta ei saa toitenda jänest. Kui sa mulle saadad Facebooki mängutaotluse, siis meie sõprus läbi ükskõik, mis sa teed, sa võid uuesti saatama ja võta vastu ja nii ongi. Ma saan aru, et on olemas PC, gamerid, mängureid, kes ehitavad jõhkrad arvutid, mängid igas Rise'is 2, 3, 4, 5, 6, Farga 4, 5, 6, 2. Aga on olemas ka Facebooki mängurid, mängivad enda villes ja ehitavad villasid ja toidavad jäneseid porganditega ja päästavad loomi. Igal ühel teist kindlasti on selline sõber, kes on igal teie postitusel kohal. Ükskõik millest jutt käib. Kas keegi täna välja viitsib tulla? Ja, ma tulen. Kas kirjuta mulle, helista mulle, saada sõnum. Kas keegi saab appi tulla mulle või? Ma lähen reisile ja mul oleks vaja, et keegi hädasti mu lilli kastaks. Jaa, mina. Ma sain valmis uue tuumampommi. Kas keegi tahab saada katsejäneseks? Mina tahan ja millal teeks? Üks on profiilipilt ja teine on kaanepilt. Põhimõtteliselt nagu, et siin on ju mu profiilipilt koolonde on ja siis kui sa lähed vaata sealt üleval paremal pool on ja seal on veel üks pilt, et paremal pool üleval nagu, et põhimõtteliselt sa saad valida, et kumba pildi sa võtad. Mine riisu külmkapis jääkuubikuid tatt. Ei, sa ei tea, millest sa praegu ennast mässida. Kui nad päris elus kokku saavad, siis nad proovivad varjata ennast kõigest väest.